Palume siia valmistuma siis järgmised meeskonnad Kodukandi tooted koos mentoriga Helena Hain. Kodukandi tooted koos mentoriga Helena Hain, olge hea, tulge siia lava kõrvale. Ja lava kõrvale valmis ka Terviselaager koos mentoriga Rene Poljakov. Olge head, tulge ka teie sinna valmis. Kodukandi tooted teile pannakse kohe mikrofoni külge ja Terviselaager on ka kohe valmis startima. Leiame enda paigad siin saalis, meie superfinaal jätkub supertegudega. Enne seda, kui kutsume lavalaudade järgmised tegijad, anname välja ühe kompu vaheauhinna. Nimelt noored, kes on teinud, kes teavad, Entrumis on superaasta blogipidamise konkurss, kus siis kirjutades ja rääkides neid lugusid, mida ägedat oled teinud, on võimalik paista silma ja saada valituks kõige ägedama blogijana. Kes siis kõige ägedam blogija meil on? Kõige ägedama blogija seekordse vaheauhinna sai endale meeskond, kes lähenes väga loominguliselt sellele ülesandele. Nimelt teemaks oli see, et rääkida, milles seisneb hoolivus nende jaoks ja kuidas see avaldub. See meeskond lähenes väga loominguliselt. Postitus oli esitatud lugeja sõbralikult liigendatuna ning atraktiivselt kujundatuna. Ja tuleb tunnistada, et minu superaasta Entrumiga 3. vaheauhinna ehk siis blogi vaheauhinna 3. vaheetapi võitjaks on meeskond. Mis te arvate, kes see on? Kes muidu blogisid, kes saatsid enda blogi? Nii, vaatame, kes on saamas. Valituks sel korral selle vaheauhinna võitjaks sai meeskond Supernova. Supernova, palun lavale julgelt. Aga meil on veel üks tiim. Nimelt need tiimid, osad tiimid siis postitasid venekeelseid artikleid ja see tiim, kes postitas parima venekeelse postituse, saab ka meie poolt ühe auhinna ja see tiim on Korokol. Nii, Korokol. Teeme ühe vägeva aplausi mõlemale tiimile. Harald, meil on vist väike korralduslik teadaanne. Me annaksime mõned korralduslikud teadaanned. Palun hoolikalt jälgida kõigil startupi tiimidel, kes veel pole laval käinud. Oluline info, kui te tulete lavale, siis palun püüdke olla eespool. Sest nagu te võib-olla nägite eelmistest puntidest, kui sa oled siin tagapool, siis sul on laserid näos, sa ise küll ei saa sellest aru, aga pärast piltide peal on maru naljakas, kui sul on otsa ette kirjutatud edu või midagi sellist. Ja hea vihje on selles, et siin läheb üks joon, mis on üsna nagu tuntav, et kui sa tunned, et sa ei tea, kus on liiga kaugele või liiga lähedal, siis eespool seda joont. Me nihutasime monitori ja taimerit ettepoole, seega püüdke olla kuskil siin. Vaadake selle järgi, et te näeksite silmanurgast saali mõlemat äärt, siis te teate, et siis te olete ilusti ka nähtavad. Ja kui teil on tiimis mõned liikmed, kes parasjagu ei räägi, nad võivad natukene kõrvale astuda. Aga põhirääkija võiks olla siin kohe ees keskel võtmes. Kõigile tiimidele väga olulise teadaandena, et ei näeks naljakad laserlaikudega mehikesed välja, vaid saaksite ikkagi särada. Teine oluline teadaanne on see, et me palume alati lava kõrvale tulla valmistuma koos mentoriga. Ehk siis, kui me kutsume välja tiimi, siis me palume, et koos tiimiga tuleks valmistuma ka mentor. Ja mentor, pärast seda, kui tiim on ära esinenud, siis mentor ühineb koos nendega ja nad liiguvad ühte salajasse ruumi. Need, kes on seal käinud, nad teavad, mis need salajased ruumid on. Need, kes veel pole, saavad peagi teada. Ent oluline on see, et mentor saab koos nendega minna tähistama pärast. Seepärast alati, kui me kutsume meeskonna valmistuma, siis noored haarake enda mentor kaasa, öelge, et it's showtime. Saate tulla sinna kõrvale, pannakse teile mikrofoni külge. Kui on mikrofoni küljes, liigute edasi diivanitele. Esinemise ajaks mentor hoiab teie selja taga seal diivani peal pöialt. Kui esinemine saab läbi, saate kätte tunnistused, teete ühe esinduspildi, hoolitsete siin piisavalt eespool
ja siis koos mentoriga liigute siit lavalt maha, kus te lähete juba Alice imede maailmasse ja hakkavad juhtuma veelgi imelisemad asjad. No nii, kas meil show must go on? Show must go on, meil on valmis siin kodukandi tooted. Palume kodukandi tooted juba lavale siia. Kontrollime hääl. 3, 2, 1, läks! Tere! Meie Entrumi meeskonna nimi on Kodukandi tooted. Mina olen Patrik ja tema on Jasper. Me tuleme Türilt Järvamaalt. Meie startup tegutseb loomemajandus- ja disaini valdkonnas. Probleem, millega tegelema oleme asunud, on see, et taaskasutamine ja looduse säästmine on ühiskonnas aina oluline, aga loodussõbralike toodete disaini valik ei ole eriti lai. Meil on sellele lahendus. Meie lahendus seisneb selles, et pakume naturaalsetest materjalidest valmistatud küünlaid, millel on lahedad kinkepakendid ja millele juurde valmistame ka küünlajalgu. Meie küünlad on teistest erinevad, kuna need on valmistatud naturaalsetest materjalidest ja on põneva disainiga. Meie tooted on mõeldud kõigile, aga kõige rohkem ökohuvilistele. Meie toodete hind jääb 30 sendi ja 19 euro vahele. Praeguseks oleme välja arendanud mitu toodet ja neid omakorda täiendanud. Oleme oma tooteid reklaaminud ja müünud. Kokkuvõtteks oleme teinud siis mitu prototüüpi ja neid müünud kuskil 50 euro eest. Edasised plaanid on tooteid veel edasi arendada ja neile uusi müügikohti leida. Kui nõudlus suureneb, on meil vaja suurendada ka oma tiimi. Entrumilt oleme saanud julguse, kogemuse, oskused ja teadmised oma idee teostamiseks. Aitäh, Entrum, ning täname kuulamast! Saab. Meie Facebooki koduleheküljelt Kodukandi tooted. Kuna see hinnaskaala oli nii lai, et mis teil sellised küünlad maksavad? Selline küünal maksab 2,60 koos südamega. Hinna sees. Et kus te saate oma toodetele tooraine? Mesiniku poest. Mulle meeldib väga see küünlajalg, mis teil siin on. See on selline originaalne idee ja mulle meeldivad teie pakendid. Kas te kujundused teete ise? Ema-isa olid abis meil. 20 sekundit, kas on veel küsimusi? Kas te soovite laiendada ka enda toodete valikut? Jaa, me mõtleme veel juurde midagi. Mis teid praegu kõige rohkem takistab? Kool, seal antakse nii palju õppimist. Selge, aeg! Tulge siia ettepoole. Kui te saaksite vabaneda ühest takistavast tegurist, mis see oleks? Kool. Palume valmistuma Käsi käib koos mentoriga Anette Elken. Käsi käib koos mentoriga Anette Elken ja lavale terviselaager. Palun. Kolm, 2, 1, läks! Hei, halb tervis ja ülekaal on probleemid, millega aitab võidelda terviselaager. Terviselaager on Järvamaa Seiku startup. Mina olen terviselaagri tegevjuht Karmel. Ja mina olen turundusjuht Triin. Noorte tervise huvides korraldasime 10–16-aastastele noortele terviselaagri. Peamised turunduskanalid olid Facebook ja koduleht. Õpetasime tervislikult toituma ja mõistlikult treenima. Eristusime teistest laagritest, kuna terviselaagris oli lisaks meelelahutusele ka tervist arendav osa, nii teoorias kui praktikas. Terviselaagris olid koolitajateks karate maailmameister Marko Luhamaa,
kaalustalla.ee peatreener Heiki Mägi ja meie mentor Rene Poljakov. Koostööpartneriteks olid Aravete kool ja Ambla spordiklubi. 3-päevase laagri hind oli 35 €. Terviselaager oli eriti kasulik laagris osalejatele, aga ka nende emadele, isadele. Terviselaager toimus juba veebruari lõpus ja õnnestus suurepäraselt. Kõik 18 tüdrukut jäid väga rahule. Startup teenis juba esimese laagriga 380 € kasumit. Juba lähiajal asutame MTÜ ja korraldame suvel 5-päevase terviselaagri. Entro õpetas meile, et tegutsema peab kohe. Peab julgema unistada, peab võtma läbimõeldud riske ning peab vastutama oma tegude eest. Entrum andis meile teadmised ja oskused, kuidas saaksime anda oma panuse meie noorte tervisesse. Terviselaager muudab noored rõõmsamaks ja teadlikumaks. Noored on meie tulevik. Anname koos oma panuse nende tervisesse. Kas on küsimusi? Millised probleemid tekkisid laagrit korraldades, mida te ei osanud varem ette näha? Kuna me ei saanud ette nähtud tähtajaks piisavalt arv inimesi kokku, siis me pikendasime seda ja tegime rohkem reklaami. Mul on küsimus, et kuhu te oma poisid jätsite, et miks te poisselaagrisse ei kutsunud? Me mõtlesime, et oleks hea alustada tüdrukutega, sest kui võtad poisid ja tüdrukud koos, siis võib seal väga palju segadust tekkida. Näiteks me saime palju tagasisidet vanematelt, et laps on hakanud jälgima oma toitumist ja treenima, et see on tegelikult väga hea. Aitäh! Aitäh! Mingi siia pole. Fotohetk. Aitäh! Aitäh! Ja saate liikuda koos mentoriga siis Alice Imedemaal tagaruumidesse. Meil on kohe lava tulemas, käsi käib ja valmistuma tuleb meil Karakol koos mentoriga Raul Kaldrega. Karakol koos mentoriga Raul Kaldre kõrvale, käsi käib julgelt lavalaudadele. Kolm, 2, 1, läks! Tere! Olen Marleen Valdmaa ja võin öelda, et probleem on minus, sest et kui ma käin poes ringi ja ma näen märkmikke, millel on kiisud ja koerad, siis need ei tõmba mind väga. Nii, mõelge tegelikult selle peale, kas teie olete selle valikuga rahul, mis poes on. Minu nimi on Marleen Valdmaa taaskord ja ma olen siis Entrumi startupist Käsi käib. Ma olen Harjumaalt pärit ning ma olen siis loomemajanduse valdkonnas. Kui küsite, et milles seisab lahendus, siis ütleks, et teis, sest et teie olete kunstnikud, mõned teist, ja teil on võimalus kujundada neid kaas ise. Ja inimesed, kes ei ole kunstnikud, teil on võimalus osta ja toetada minu ettevõtet. Me oleme tegelikult ka ainulaadsed, sest et ma ei ole märganud Eestis meie sarnast ettevõtet ning mul on tunne, et me teeme päris originaalseid asju, ehk siis ükski kaanekujundus ei kordu tegelikult. Ning ja me samuti proovime ka nuti võõrutada inimesi, ehk siis tehke kõik selgeks endale, mida tähendab sõna nuti võõrutada. Mõelge ise. Kui küsite, et kellele me pakume, siis pakume inimesele, kes tahab tegelikult erineda või siis kes tahab lihtsalt sodida, kritseldada, märkida, mis tal päeva jooksul head juhtus või luuletada näiteks ja seda märkmiku abiga. Ja klient ilmselt on nõus maksma nii palju, kui tema rahakott ja mõistus üheskoos lubavad. Hetkel ma olen hästi imelikus seisus, ilmselt siis võib nimetada selliseks seda, et vaikusene tormi. Ehk siis asjad ei ole väga arenenud, aga võib-olla tuleb see suur tsunami, mis viib meid kuskile kaugele ära varsti, heasse kohta kaugele ära. Ja praeguseks on tehtud, nüüdseks on juba 5 märkmiku disaini tehtud, kuigi seal on, tähendab 7, mitte 5 on seal kirjas, tänaseks siis 7. Kohe võtan, kus ma olen. Meil on olemas ka koduleht, on Facebooki leht ning on 2 kunstigu, kellega me koostööd teeme praegu, kuid me otsime veel neid juurde. Ehk siis kõik, kes te praegu olete siin, olete andekad, siis pärast andke endast märku. Ma vist ei jätka enam. Ma arvan, et küsige ise pärast minu käest. Küsimused, vastused voor, palun.
märkmiku hinna. See oli kõige raskem protsess üldse. Tõsiselt, mul olid inimesed, kes ütlesid, et ma oleksin nõus 5 eurot maksma sellest ja olid inimesed, kes ütlesid, et ei müü alla 10 euro ja ma olin täiesti seal 2 konflikti keskel niimoodi koos ja ma panin hetkel ühe hinna, aga ehk siis märkmikud varieeruvad 7 kuni 9 euroni, aga seda kas peab tingima või lihtsalt muutma miskit moodi. Kui palju sa oled müünud neid märkmikke? Saate aru, mu tulemus on 0, ma pole mitte ühtegi märkmikku müünud, nii et teil on võimalus teha see esimene võimalus ja osta minu märkmik. Küsimus, et kas sa müüd neid siis veebi kaudu või müüd galeriide kaudu? Hetkel ma müün ainult Facebooki kaudu, kuid on ka plaanid panna neid kingituste poodidesse, raamatupoodidesse ja isegi Loo Eesti sinna poodi ülesse. Ja, kindlasti katsetan. Ja, katsetan kindlasti. Ja käsitööna täiesti. Kes on need saladuslikud loomeinimesed, kes on disaini teinud? Üks neist on Marleen Eino, kes on siis nii-öelda arenev kunstnik ja teine olen hetkel mina, sest et ma ei ole lihtsalt leidnud kedagi, kes oleks väga annekas. Aga tulge ja andke endast märku, palun. Täname, tiimi, käsi käib. Valmistuma kutsume siia meeskonna Sa oled ilus koos mentoritega Katrin Hainson ja Mairi Petersoo. Lavalaudadele tuleb meil aga Karakol, palun. Tulge ettepoole julgelt. 3, 2, 1, läks! Tere, me oleme Karakooli tiim ning esitame teile meie kõrvaklappide kirja. Meie tiimis on Aleksandra, meie Aleksandr, Olesja, turundusjuht, Oola, Loode, Karin, disainer ning mina tegevjuht. Me oleme harjunud meie valdkond on tehnika. Tänapäeval inimesed kuuluvad muusikat, sest muusika on meie elus. Üsna tihti on inimesed kuuluvad muusikat kõrvaklappide kaudu. Aga me teame, et nende suurim probleem on see, kui sa võtad neid taskus, koolis ükskõik, kus sa võtad pultrast. Nende lahti arvestab, sa raiskad oma aega, oma raha katki ja oma tähele, kuna lähed sõlmas selle asemel ma teile meie super kirja, see aitab hoida kõrvaklapid kõrvaklappi jäävad terveks ja me säästame aega, saab töötada lihtsal printsipil. Kui tahate muudata võtke meie kõrvaklapide kirjad, pange selle telefoni sisse ja tõmmake juhtmed sobivale pikkusele. Nii on ju palju lihtsam. Oma toodet meie kõikidele kuulab kõrvaklapide kaudu. Tänapäeval selles on noored. Meie klient maksab hea kõrvaklapide eest ning kõrvaklapide hind sõltub sellest, millised kõrvaklapid on meie kõrvaklapikarbi sees. Näiteks ISO või Sony. Seda valib ise klient, millised ta tahab kasutada. Ning klient maksab ka hea kõrvaklapikarbi eest. See läheb kiiresti katki. Meil on juba tehtud tüüpkondade mudel ja on leitud edasi plaanis meil on paremate leidmine, prototüübi arendamine ning müügivõrgustiku arendamine. Koos töödes Entrumist saime palju oskusi. Nüüd oskame rahalisi probleeme lahendama ja ühendus võtma ja suhtlema teiste inimestega. Entrum andis meile hea kogemus edasi töötamiseks. Aitäh! Kas te konkurentsi olete uurinud, kui palju selliseid tooteid veel turul on ja mille poolest teie oma erineb? Samasugust pole, aga umbes 2 me leidsime täpselt. Mis on teie eripära siis või eelis? Mille poolest teie oma on parem kui need 2, mida te leidsite? No neid on vähe ja nad ei ole nagu, kuidas see on? Samasugused. Meil on teine sisseehitus natukene. Как это будет? Eestis seda pole. Jah. Siis neid kasutada ei saa enam? Saate, aga nad ju lähevad puntru. Äkki te olete mõelnud hoopis pakkuda oma seda vidinat otse tootjale, mitte eraisikule, sest et tundub nagu väga lahe vidin. Ma kasutaksin küll, aga ma ei tea, kas ma üksikult seda poest läheksin otsima. Kas te saate tõlgida?
Jah. meeskond Karakal. Kuulege muusikat, aitäh! Jah, aitäh! See on pointeri teil. Ja pildi. Selle. Siis saate sinna poole. Kutsume valmistuma. Mõnus, konkreetne vastus oli jah. Kutsume valmistuma meeskonna Ruuplased koos enda mentoriga Enna Kallasvee ja Angela Lepik. Olge head, tulge siia lava kõrvale. Praegu kutsume lavalaudadele meeskonna Sa oled ilus. Tervist! Tihtipeale olen enda ümber näinud noori neidusid, kelle probleemiks on riiete mugavus ning suurus. Lahenduseks leitakse laiad dressipüksid või T-särk, kuid minul on hoopis teine lahendus. Olen Sa oled ilus idee autor ning Sa oled ilus on saanud alguse minu unistusest saada disaineriks. See on valminud Tallinna ettevõtlusinkopaatori töörühmas. Meil on valminud ka Facebooki kommuun, kus leiab meie fotosessioonidel valminud seelikud. Samuti toimub seal ka suhtlus kliendiga. Lahenduseks pakun siis mugavaid, universaalse suurusega ning naiselikke seelikuid ning kleite. Suhtlus toimub ka kliendiga Facebookis. Praeguseks hetkeks oleme koostööd teinud mitmete vabatahtlikega ning on ka tunnustust Eesti disaineritelt, näiteks Katrin Ainson. Samuti oleme saanud ka toetuse Eesti kangatööstuselt Kangajungel. Ja ka paljud vabatahtlikud on osalenud nii modellidena kui ka fotograafidena meil abiks. Ütlesin ka, et meil leiab Facebookist, meil on hetkeks üle 300 toetaja, kes nii mitmedki on pannud käe minu õlale ning öelnud, et sa oled tubli. Entrum on andnud mulle enesekindluse ning usu, et mitte kunagi ei tohi alla anda. Ning et ettevõtlikkus viib sihile ning alati tuleb jätkata. Aitäh teile! Võitis sõnatuks. Paran. Kui suur on sinu meeskond? Mina olen täiesti üksi. Ma saan sellega väga hästi hakkama. Kindlasti on plaanis meeskonda suurendada, aga praegu tunnen ennast üksikuna päris hästi, et saame hakkama. Aitäh! Kas te olete müünud ka neid juba või kuidas? Jaa, me oleme müünud mitmeid. Isegi täna andsime üle ühe kauba ühele kliendile. Ja mis tulevikuplaan on? Tulevikuplaan on edasi jätkata disainerina ning edasi õppida selleks. Samuti jätkata ka oma ettevõttena, OÜ-na. Aitäh! Kust saad ideid uute mudelite tegemiseks? Ideed tulevad muusikat kuulates või lihtsalt oma peast või näen või tunnen ise, et on vaja just seda, sest olen ise ka suur seelikute fänn ning tean, mis on just naistele ning neidudele vajalik. Ja hakkab aeg kohe läbi saama, mõni sekund jäänud ja täname tiimi Sa oled ilus. Võite tulla siia niimoodi lava keskele kokku ühe fotomomendi, ilusad tüdrukud kõik koos. Iluindeks kohe kasvas võrreldes minu laval olemisega. Palume siia valmistuma järgmisena @TV koos mentoriga Tuuliki Tedre. Tuuliki Tedre, @TV ja lavalaudadele Ruuplased, palun! Tere! Mina olen Entrum Startupi Ruuplaste tegevjuht Martin Nerman ja need on minu tiimiliikmed. Alates maikuust korraldame Haapsalu tagalehel Ruuba matkasid.
Te kõik kindlasti tahate teada, mis asi see ruup on? Ruup on vana puidust lameda põhjaga rannakalurite paat, millega saab sõita väga madalas vees, isegi 10–20 sentimeetri sügavuses. Aga kellele ja milleks me ruubamatku korraldame? Samuti seisavad kasutult ruubad ja noorte seas on suur tööpuudus. Meie lahenduseks on ruubamatkad Haapsalu tagalahel ja Silma looduskaitsealal. Hetkel koolitamegi välja noori looduskiide, kellest saavad suvel meie töötajad. Nagu juba mainisin, siis ruubaga saab sõita väga madalas vees, mis on just ideaalne Haapsalu tagalahele. Seal hetkel eriti veeliiklust ei olegi. Lisaks sellele kõigele saab meie klient uudse kogemuse ja taskuteie tarkust looduse kohta. Aga mis meil praeguseks siis olemas on? Praegu meil on kindel koostööpartner Puulaeva selts Viikan, kelle 1/6 ruubast praegu lava eeski seisab. Hetkel on käimas ka looduskiidide koolitus koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega ja teenuse tarbeks oleme loonud 3 erinevat marsruuti ja paketti, näiteks pere- ja romantikapakett. Kas see ongi kõik? Ei ole. Me teeme koostööd ka Keskkonnaameti, Läänemaa linnuklubi ja Haapsalu linnavalitsusega. Ja me oleme tutvustanud ruubamatku ka Läänemaa veeturismi seminaril, kus me saime palju tähelepanu. Aga mida me Entrumist kaasa võtame? Entrum on meile õpetanud, kuidas olla motiveeritud oma tegevusest, hoida tiimi koos ning muidugi palju teadmisi äri alustamisest. Tänu Entrumile oleme kõik palju kohusetundlikumad ja teame, et millegi saavutamiseks peame kõik andma tiimis oma panuse. Tulge ruupama! Kes on teie matkajuhtideks? Meie ise ja meie giidid, ehk meie töötajad, keda me välja koolitame parasjagu. Mul on küsimus täpselt samal teemal, et mille järgi te oma giide valite? Kas on iseloomuomadused või on need lihtsalt teie tuttavad või kuidas te valite? Eelkõige meil on Läänemaa noored ja just nimelt noored. Aga meil on ka vanemaid inimesi, et üldiselt kriteeriumeid ei ole, ainuke kriteerium võib-olla ongi see, et oleks loodushuviline, et inimest ennast huvitaks ja talle see meeldiks. Ja meil on töökuulutused ka igal pool internetis ja Haapsalus. Minu küsimus on, et mis on ühe matka hind? Kui teil on 3 paketti, siis võib-olla oskate välja tuua pakettide hinnad. Kui matk kestab orienteeruvalt 3 tundi, siis on hinnaks umbes 35 €. Küsimus, et kui on romantikapakett, kas siis giid on ka paadis? Alati enam asju teistmoodi korraldada. Ja mis see romantikapakett sisaldab siis täpselt? Näiteks kui räägime Vot selline peate ise uurima järele. Täname meeskonda ruuplased. Tulge siia kokku, saate lõpupildi teha ja siis edasi liikuda kokku lõpupildi jaoks. Palume samal ajal valmistuma pidu.ee koos Dmitri Kuznetsi ja Anna Issakoga lava kõrvale, et saaks minna lavale ja me kutsume siia @TV. Võite seni õõtsutada ennast, seni kui nad saavad ilusti juhtmed külge. Meil on nii suur meeskond, et tekkis mikrofonide defitsiit vahepeal. Liiguta õlgasid, liiguta sõrmi. Kes on žüriis, tehke korraks käele kirjutamise paus, nagu kassid teevad. Kes ei ole žüriis, see võib tagumikku raputada. Hea oleks olla. See on kindlam. Ja kohe stardivad @TV lavalaudadele. 3, 2, 1, läks! Tere! Seda eelmise neljapäeva telekava vaadates märkab igaüks midagi. Näiteks mõnda saadet, mida ta vaatab. Meie märkasime, aga puudub saade noortelt noortele. Isegi netist ei leidnud meist sellist eestikeelset saadet. Viies läbi turu-uuringu saime sellele kinnitusele. Mina olen Anu. Mina olen Liidia ja startupi tegevjuht. Ja mina olen Kristi. 4/5 ÄTV tiimist tuleb Läänemaalt
ent esindatud on ka Harjumaa. Peale meie on tiimis veel üks ilus neiu nimega Mairen ja tubli noormees Ralf. Tiimiga hoiame väga kokku ning vajalikul hetkel oleme üksteisele toeks. ÄTV näol on tegemist netisaatega, kus on esindatud arvamuste ja naljanurk, tänavaküsitlused, erinevad reportaažid, hobide ja õppevõimaluste ning andekate kodumaa noorte tutvustamine enda vaatajaskonnale. Sellist saadet, mis oleks noortele ning ühendaks uue informatsiooni meelelahutusega, veel ei ole. ÄTV on küll otseselt suunatud noortele, ent see on ka kõigile, kes end noorena tunnevad. Praegu on meil tehtud intervjuu Eesti meistriga lauatennises. Esimene saade tuleb aprillis. Tahame jõuda kindlasti telesse. Saate pikkus on 30 minutit. Netisaade nõnda vahva. Vaatama kutsub terve rahva. Käpas ühtsus ja meeskonnatöö. Ettevõtlus pole enam pime öö. Kogemused, teadmised ja uued sihid. Vaata, et hoolega ikka edasi rühid. Töökad, lõbusad ja abivalmis. Tegime ka luulesalmid. Lõpetuseks veel, et oleks kuulim. Positiivsus rullib! Tuli esimene küsimus, saad palun. Jah. Te tahate telekas seda saadet näidata, aga paljud noored üldse vaatavad telekat praegu ja kas on mingi internetiversioon siis ka tulekul sellest? Tegelikult me alguses alustame saadet kindlasti internetis ning isegi siis, kui me telekasse saame, see jääb kindlasti netti edasi, et saab ka netist näha. Millega te seda saadet toodate? Mis tehnilised vahendid on, kuidas te seda saadet teete? Me teeme näiteks sellise stuudioversiooni, kus me intervjueerime kodumaiseid andekaid noori, aga me teeme sinna vahel ka reportaaže näiteks erinevatest Eesti üritustest või näiteks tutvustame erinevaid koolõppevõimalusi. Aga tehnilised vahendid, et televisiooni tegemine vanasti oli eriti kallim, nüüd on küll odavam, kas te filmite seda lihtsalt oma telefonidega või kuidas? Ei, me tegelikult plaanime rääkida koostööpartneriga, et me saaksime professionaalse tehnika. Aeg. See oli ÄTV. Täname teid. Haaran teilt. Fotohetk. Palume valmistuma lava kõrvale vanad lemmikud koos mentoriga Meelis Rondo ja Kristi Schumann. Ja lavale pidu.ee. Здравствуйте, меня зовут Таня. Встречали вы такую проблему, что вы хотите отметить праздник, торжество, корпоратив, но вы не знаете где? Искать это очень долго и неудобно. Нет возможности, поэтому я решила создать сайт, на котором будет собрана вся информация для празднования торжества. Такая информация, как место, где можно праздновать, ведущий, диджей, музыка, оборудование, абсолютно все, что может пригодиться. Все размещено по категориям, также имеется рейтинг и комментарии, чтобы люди, когда не придут на место, не получили разочарования. Küsimused? Minut aega küsimuste jaoks. Kuidas sa teenid selle pealt? Vabandust? Kuidas sa teenid selle pealt? Как ты будешь зарабатывать прибыль? На сайте фирмы EFE размещает свою рекламу и сайт для рекламы. То есть люди размещают рекламу и платят за это деньги. Veel? С кем ты сейчас сотрудничаешь? Есть фирмы, которые уже имеются на сайте, так как сайт существует. Они являются моими партнерами и помогают
организации. 16 секундit. Kui palju pidusid on korraldatud? Сколько ты уже организовал мероприятий? Я не организую, люди выставляют свою рекламу на сайте. Приходило письмо от одной из организаций, так как им приходило пожелание праздновать мероприятие, они благодарственное письмо присылали. Fotohetk. Kui värsked te olete praegu? Teeme nüüd, ma loen 3, 2, 1 ja siis väljenda enda hääle, enda keha olemusega, kui värske sa oled. Vaatame, milline on värskus saalis. 3, 2, 1. Tundub, et seal on väga värske. Energia levib kuskil on seal. Seal pool on kuidagi vaiksem. Kui minu kõrvad ei peta, siis kuidagi siit poolt ei vähem. Proovime korraks veel, vaatame. 3, 2, 1. Wow. Päris korralik. Jaa, vajab lihtsalt üles äratamist. Teeme ühe üles äratamise tegevuse. Teeme, jah. Oota, eelmise esineja nimi oli Pidu. Pidu.ee, jah. Me teeme ühe vahetegevuse selleks, et mõte paremini lendaks, sest teadupärast kogu see biokeemia, mis meie kehas on, kui me saame vahepeal liikuda, siis meil mõte lendab paremini. Ja tähtis on, et me pühendaksime igale startupile piisavalt tähelepanu. Ja me nüüd teeme, ole hea, palun tõuse püsti. Alustame vanast heast superkangelase liigutusest, käpad ülesse. Nii, räägime, kuidas ärkab üks superkangelane hommikul, kes on supertegija. Jah, mis ta esimesena teeb? Kas ta läheb voodist välja, kuidas ta sammub? Ta tuleb voodist välja ta sammub niimoodi. Ja läheb. Niimoodi mõnusalt sammub. Proovime korraks niimoodi kaasa. Paneme veidi liikuma. Nii, nüüd ta läheb vannituppa ja vaatab seal kõigepealt. Ta näeb, milline ta on, näeb enda peegelduse ja mõtleb, nii lahe ja siis ta näeb, et olen nii ilus. Ja, paneb nagu ilusaks ennast niimoodi. Nii, ilusaks. Nii, ja sellest ilust... Peegel läheb nii uduseks, et on vaja peegel ära pühkida. Järgmine asi on siis liigutamine. Nii, peegel läheb puhtaks, siis jälle superkangelane näeb ennast. Ja saab poweri kätte. Ja siis superkangelane hakkab tulema superfinaalile. Kuidas superfinaalile tulevad superkangelased? Lendavad, see on üks variant. Ja kui veel ei ole üles ärganud ilusti, veel lennata ei saa, siis võib tulla niimoodi, mingi sellise hea sammuga niimoodi. Superkangelane alati tuleb hea sammuga. Nii, et vaata, milline on sinu superkangelase hea samm. Jah, Juko-Mart näitab ka varianti. Nii, selline samm. Nüüd, kui ta tuleb siia saali, kuidas superkangelane, mis ta järgmisena teeb? Ta hakkab pitchima. Kuidas ta lavale tuleb? Kuidas ta lavale siseneb? Jah, hakkab hädaldama, kui tõlkida inglise keeles. Pitching. Kuidas ta tuleb lavale, näita? Okei, tuleb lavale ära. Mis ta laval teeb? Kuidas ta räägib? Siis ta hakkab esinema, siis ta hakkab... Jah, proovime kõigepealt niimoodi, kuidas superkangelane esineks. Niimoodi räägib ühele poole. Ja siis niimoodi räägib teisele poole, vaata, ühele poole, teisele poole, niisugune hästi kõva kõne mees on, räägib, oi, mis ma teen, olen särki-värki, kõik, mis ma teen, liigutan maailma. Siis tuleb küsimused. Küsimuste voor, kuidas küsimustele vastab. Võtab niimoodi ühelt poolt, võtab teiselt poolt, davai, küsimused, ma vastan kõigile nii, et mühiseb. Mis siis tuleb? No ja siis tuleb see kuulsuse hiilgus ja aplaus. Kuulsuse hiilgus, siis teeb niimoodi. Ühele poole, teisele poole, see on nagu tähistamine. Oja! Nii. Ja mis pärast on? Ja siis ta hakkab ise endale aplodeerima. Ja, sest tema peal aplodeeriks ta, niimoodi tõmbame käima. Ja nüüd paneme selle muusikasse ka. Teeme nüüd kõik koos selle läbi. Proovime läbi, paneme väikese muusikalise vahepalasi peale helipuldist, kas saab kruttia selle. Nii, kõigepealt superkangelane hommikul ärkab üles, super ettevõtlik tegija. Tuleb kärme sammuga peegli juurde. Ja vaatab, kui ilus ta on. Vaatab, kui ilus ta on, jah. Nii. Niimoodi vaikselt tõmbab, oi kui ilus. Peegel läks uduseks, nüüd tõmbab peegli puhtaks. Tõmba niimoodi mõnusa kaarega, et sa saad lihaseid venitada ja veri liigub niimoodi. Nii, nüüd järgmine asi on superkangelane. Läheb kohale, läheb uksest välja. Pane niimoodi vaikselt samm käima. Mõni superkangelane on tsikliga võib-olla. Mõni superkangelane on trolliga. Mõni superkangelane lendab. Vali enda superkangelane, liigu niimoodi vaikselt. Nii, nüüd ta läheb kohale, mida ta järgmisena tegi. Hakkab esitama oma ettekande. Hakkab esinema. Paneme kõigepealt sinna poole. Ja küsimused tulevad nagu napsi. Vastab nagu napsi küsimustel. Nii, mis ta järgmisena tegi? Siis ta hakkab kuulsuse eest vastama. Tähistamine.
pane niimoodi, et venitab ikka mõnusalt. Ja nüüd hakkame superkangelased, võtab plaksu niimoodi üles. Pamm, 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 pamm. Haara enda istekohad, tee sõbrale väike plaks ka, kes su kõrval seist, ütle, et hästi panid, hästi panid. Jah. Kutsume valmistuma lastekohvik muinasjutt koos mentoriga Natalja ja kutsume lavalaudadele vanad lemmikud. Palun. Ettepoole. 3, 2, 1, läks! Tere, oleme tiimist vanad lemmikud. Mina olen Sandra. Mina olen Simona. Ja mina olen Pauletta. Turu-uuringutest on selgunud, et Eesti filmikultuur ei ole tuntud Eesti noorte seas. Nagu juba öeldud, oleme tiimist vanad lemmikud. Oleme Harjumaalt, täpsemalt Tallinnast ja Sauelt. Et tõsta noorte huvi Eesti filmikultuuri vastu, korraldame me hubaseid kinoõhtuid kinosaalis, kus me pakume ka süüa ja juua. Ja meie olemegi unikaalsed selle poolest, et meil on tõepoolest väga mugav ja pehme kinosaal ning lisaks meil on ka intervjuud filminäitlejatega, kes nendest filmidest näitlevad ja nad räägivad oma muljetest filmi kohta. Kasu saavadki noored. Lisaks sellele, et see on hea meelelahutus, avardab see ka nende silmaringi ja nad saavad rääkida täiskasvanutega filmiteemadel kaasa ja saavad aru nendest naljadest, mis tuleb nendest filmidest. Ja kasu saab ka Eesti, sest me hoiame elus Eesti filmikultuuri. Ja meie üritus on väga taskukohane kõigile noortele. Meie kõige suurim saavutus siiamaani on just meie esimene üritus. Esimesel pildil on näha meie esimest üritust, mis toimus 2. märtsil Kammerteatris. Teisel pildil on näha meie ürituse plakatit. Tulevikus on meil plaanis teha õpilasfirma ja kindlasti korraldame edaspidi ka üritusi edasi. Me oleme õppinud omavahel koostööd tegema ja ametlikul tasandil suhtlema võõraste inimestega. Järgige meid Facebookis ja Twitteris vanade lemmikute nime alt. Eriline tänu meie mentorile. Kui teil nagu nii äge asi on, siis kuhu te selle plakati panite, et teil ainult 8 inimest kohal oli? Me panime... Ma räägin ise sellest. Meie jagasime Tallinna kesklinna koolidesse, siis raamatukogudesse üles ja meil oli ka Facebookis, meil oli see event loodud ja seal oli neid atente palju rohkem ja tuli vähem kohale. Aga mille järgi te filme valite? Selle järgi, mida me ise veel näinud ka ei ole, et me oleme ise ka näinud Eesti filme päris vähe ja siis esimene film oligi Libahunt ja me mõtlesime, et võiks seda näidata, see tundus huvitav. Kui palju maksis kinopilet? See olenes kohtadest saalis, aga müüsime 2,50-ga. Aga kõik külastajad olid väga rahul meie üritusega. Kuidas te selle ärimudeli üles ehitate, kas tulevikus, et kas te plaanitegi saada need ruumid, siis ma saan aru tasuta ja kuidas te tasute siis filmilevitajale ja nii edasi? Mis see rahaline taust seal taga on? No, praegu me ostsime filmi... Jah, Eesti Filmi Instituudist saime need õigused ja Tallinna Kammerteatriga on meil siis nagu leping. Täname meeskonda vanad lemmikud. Aitäh teile. Kutsume valmistuma tiimi Girls on Wheels koos Kerle Oksa mentorina siia lava kõrvale ja lavale endale kutsume meeskonna nimega Lastekohvik muinasjutt. Kolm, 2, 1, läks! Tere! Меня зовут Марк.
Меня зовут Марина. И у нас в детстве была мечта побывать в сказочном детском кафе. Но проблема в том, что у нас в городе нет подобных заведений для детей. Поэтому у нас появилась идея, а почему бы нам не воплотить нашу детскую мечту в реальность? И дать возможность посетить такое кафе современным детям. Мы предлагаем открыть детское кафе. И дать возможность интерьер и атмосфера в нем будет представлена в виде различных мировых известных сказок. Также в кафе будет предоставлено много разнообразных развлечений для детей. А чтобы посещение такого кафе было не только интересным, но и полезным, Меню кафе будет предлагать не просто вкусную, но здоровую и максимально экологически чистую пищу. нашими клиентами являются люди, имеющие детей в возрасте от 1 года до 12 лет. Поэтому наше кафе является не только детским, но и семейным, где родители смогут приятно и интересно провести время со своими детьми. В ходе программы Entrum мы провели опрос о необходимости подобного кафе, результаты которого побудили нас развивать нашу идею далее. Также мы составили бизнес-план, разработали логотип, придумали меню, интерьер и планировку нашего кафе. Более того, нам даже удалось поработать в одном из ресторанов и увидеть всю жизнедеятельность ресторана изнутри. От работы посудомойки до управления директора, от закупки продуктов и до готового блюда на столе клиента. Однако открыть действующее кафе для нас сейчас нереально, ввиду наших ограниченных возможностей. Но мы надеемся, что если в будущем у нас появится такая возможность, мы обязательно воспользуемся всеми полученными знаниями и навыками в ходе программы Entrum и воплотим нашу идею в реальность. nii, minut aega siis küsimuste jaoks. Olete te kohvikule leidnud ka sobiva asukoha juba? Вы уже нашли место для своей кафетерии? Нет, не нашли, но мы смотрели. Это место планируется поближе к центру города, но важным фактором для нас было, чтобы была парковка. Keegi lehvitas sealt? Saali küsimuse ära. Nii, veel küsimusi? 30 sekundit küsimuste aega. Kui vanad lapsed on sihtgrupp? Дети в возрасте от 1 до 12 лет. 18 sekundit tuleb veel. Jah. Будет детская площадка или без игровой площадки? Там будет представлено много разных и площадки, и будет нанят аниматор, который будет развлекать детей, и будут совместные игры детей с родителями. No nii, aeg sai läbi, aitäh teile. Vabandust. Istuma meeskonna 3D trükikoda koos mentori Tarmo Salustega. Ja nüüd käes on show'aeg. Lavale tulevad Girls on Wheels. Palun! Kolm, 2, 1, läks! Tere austatud žürii, lahedad pealtvaatajad ja Entrumi kaaslased. Tuleme Raplamaalt Kohila gümnaasiumist ja tutvustame teile oma ideed Girls on Wheels, mis kuulub EBS-i valdkonda. Probleemiks pidasime vähest huvi motorspordi vastu naiste ja tüdrukute seas. Motosport on peamiselt meeste huviala, kuid tõusvaks trendiks on ka naiste huvi kaherattaliste vastu. Eestis on küll palju julgeid naisi, kuid pole palju neid, kes julgeksid tegeleda motospordiga, kuid kindlasti tahaksid seda proovida. Tekkis meil idee korraldada üritus Girls on Wheels, mille pilootprojekt valmib juba sellel suvel. See on suunatud tüdrukutele ja naistele ning on Eestis täiesti ainulaadne. Üritusel saab sõita ATV-dega ja tsiklitega ja seda muidugi professionaali käel. Pakume võimalust osaleda motoüritusel liikumispuudega naistel ja tüdrukutel, mis oleks vaheldus igapäevasest ratastoolist ning pakuks kuuluvustunnet olla võrdväärne tavainimestega. Seda pole siiani veel tehtud ning seetõttu on tegemist esmakordse pilootprojektiga Eestis. Praeguseks hetkeks oleme saavutanud kokkulepped koostööpartneritega, kellelt saame varustuse, toitlustuse ja toimumispaiga.
oleme loonud Facebooki lehe ning koostöölepped on sõlmitud ka motokooli juhendajatega, kes antud projektis kaasa löövad ja osalejaid õpetavad ning inspireerivad. Edasine plaan on reklaamida meie üritust ja leida veel rohkem koostööpartnereid, kes aitavad pilootprojekti ellu viia ning et sellest saaks jätkusuutlik ettevõtmine kõikidele naistele. Entrumist oleme saanud hulga kogemusi ettevõtlikkuse valdkonnas ning oleme õppinud raskustest üle saama ja nende positiivseid külge nägema. Teame nüüd, mida tähendab usaldus, koostöö ja ettevõtlikkus. Suur aitäh Entrumi meeskonnale, tänu kellele on meie idee algatatud ja täname ka Kohila gümnaasiumi Oksforel puhkekeskust, KTM juhti härra Mart Lajalit, meie mentorid Kerle Oksa ning kõiki teisi eraisikuid. Aitäh kuulamast! 25. juuli Kose Risti Krossi rajal! Ole kohal! Kas teil praegu kõik need nii-öelda professionaalid ja kogu see rent ja rattad ise on nagu sponsorluse korral saadud ja kui kauaks te seda jätkuvat arvate? Millal te sellest maksma peate hakkama? Meil on ja need olemas juba need juhendajad ja me maksame nende eest. Läbi sponsorluse ikkagi? Teatud koostööaega me täpselt ei tea, kui kaua. Kas teie üritusel on osavõtutasu ka? Jaa, on küll. Kelle isa või vennad tegelikult motospordiga tegelevad? Minu. Viimase 15 sekundit, kas on veel soovi meie mentor viimaseks ise küsimuseks? muidu ka tegeleb motospordiga selles mõttes. Kust tulevad motorrattad ja muud need sõidukid? KTM-ist. See on siis meeskond Girls on Wheels. Aitäh teile! Palume valmistuma Banana Kananas or Bananas koos mentoriga Saima Viisner ning lavale 3D trükikoda. Kolm, 2, 1, läks. On teil kunagi juhtunud nii, et sinu Shanghais tellitud haruldane MVO Mech Warrior T96 Atlas läheb katki või ka hoopiski ära? Bemari joogihoidiku. Ehk ihkad hoopis midagi personaalsemat oma kallimale? Või tahad soodsat, kuid kvaliteetse prototüüpi? Pole probleemi. 3D trükikoja, 3D printimise ning modelleerimise teenus saab seda kõiki pakkuda. Mina olen 3D trükikoja peamodelleerija Mike Ross. Ning mina olen 3D trükikoja juhatuse liige Karl Hõbessalu. Eestis oli äärmiselt kallis prototüüpimine, vähe isikupäraseid tooteid ning üldse 3D printimine on Eestis võõras olnud. Meie teenus on kvaliteetne, kiire ning odav. Üldjuhul need 3 aspekti ühes lauses koos ei kõla, kuid nagu öeldakse, siis erand kinnitab reeglid. Me põhiteenused sisaldavad 3D printimist, 3D modelleerimist ning ka 3D skanneerimist. Aga mis on 3D printimine? See on modelleeritud failist 3-mõõtmelise eseme kasvatamine kihi haaval. Aga kuhu me jõudnud oleme? Meie teenus on täiemahuliselt töös ja me saame mitmeid tellimusi iga nädal. Oleme firmale tellinud juba teise 3D printeri ning mais jõuab kohale ka 3D skänner. Oleme leidnud ka koostööpartnerid nagu Robotex, Pegores ning Flydog. Samuti on meil tekkinud ka püsikliendid. Töid oleme teinud nii õpilastele, teadlastele, Entrum idufirmadele ning isegi suurfirmadele. Lisaks on meil suureneva fännibaasiga Facebooki leht ning Vinge veebikas. Meie tegevust on kajastatud mitmetes meediakanalites. Oleme 2014. aasta Robotexi toetajad ning meid on tunnustanud nii Vabariigi president kui ka Riigikogu liige Marianne Mikko. Aga mis edasi? Pärast Entrumi lõppu oleme otsustanud asutada osaühingu ning laiendame tegevust. Plaanime osa võtta messidest ning laatadest, kust tutvustaksime 3D printimise Eestis laiemalt. Kuid seda kõike poleks me teinud ilma Entrumi abita. Kindlasti külastage meie väljapanekuid ning soetage mõni vinge 3D printitud toode, sest parem plastik kui tühjad mõtted. Aitäh kuulamast! Sealt ja siis... 3D printimisest räägitakse praegu väga palju ja ma kujutan ette, et ei ole ilmselt ainukene sellist teenust pakkuv ettevõtte turul. Et kuidas te kavatsete oma eelispositsiooni säilitada või luua? Me oleme
siiamaani oleme oma konkurentidest püsinud kõige odavamana, kuigi kvaliteet on püsinud enamjaolt sama. Kindlasti on meil ka nagu töötlused, mida me saame oma toodetele pakkuda, nagu näiteks spetsiaalne viimislus ning mitmevärvilisus. See hinnaeelis on teil ilmselt tulenenud sellest, et te endale väga palju palka ei ole maksnud, et ükskord tahaks nagu raha ka saama hakata, et mis teie eeliseks sel juhul saab? Et mis teie eelis nagu tulevikus on, et praegu ilmselt töökulud on need, millega on õnnestunud üsna palju mängida või on midagi nagu disainis, kiiruses, milleski veel? Kuna me oleme praegult õpilased... Ühesõnaga, te leiate mooduse? Põhimõtteliselt. Püüame. See oli 3D trükikoja meeskond, aitäh teile. Aga siia kokku poole, väike pildi hetk. Palume valmistuma Arka meeskonna koos mentoriga Margus Uuetoa ja lavalaudadele palume Bananagananas or Bananas. Kolm, 2, 1, läks! Tere, mina olen Bananaganasoor Bananas tiimijuht. Me oleme Järvamaalt Seiku valdkonnast. Me oleme tähele pannud, et Järvamaal ei ole ühtegi noort, kes teeks erinevaid üritusi ja annetaks osa rahast näiteks lastekodulastele, kellel ei ole samu võimalusi. Meie muudame seda. Selleks on meil 3 põhitegevust. Ürituste korraldamine, heategevus ja kondiitritoodete müümine. Meil on erinevaid asju tehes, jääme me seejuures ka ise majandavaks. Meie tegevus erineb selle poolest, et korraldame üritusi, olles ise nii noored ja oleme algusest peale teinud kõike kindla mentorita. Klient maksab üritusel osalemise või kondiitritoodete eest. Meie tegevus on mõeldud kõigi huviliste jaoks, kes huvituvad otseselt kellelegi head teha. Otsesteks kasusaajateks on hetkel lastekodu lapsed, kaudsed kasusaajad maksvad kliendid. Oleme leidnud koostööpartnerid ja kliente. Lisaks korraldame üritusi, müüsime kondiitritooteid ja isegi alustasime läbi rääkimisi lastekoduga edaspidiseks. Edaspidi on plaan muuta meid MTÜ-ks ja võib lisanduda ka vabatahtlikke. Me oleme Entrumis käies õppinud, et tuleb olla julge. Tuleb hakata kohe tegutsema, mitte ootama jääda. Ettevõtlust saavad alustada kõik, kel suur soov ja tegutsemisimu. Tuleb olla sihikindel, leidlik, loominguline ja nutikas. Meie hüüdlause on, 1 tundi tuluta, me ei iial kuluta. Aitäh! Palun too mõni näide, kes on olnud teie klient ja millise ürituse te olete juba teinud? Meie klient on olnud noor inimene ja me korraldasime Parim Maius 2014. See klient oli siis, oligi noor inimene, kes maksis selle kinni, et te ei sihi praegu klientidena ka siis ettevõtteid või kedagi teist? Noored inimesed maksavad. No, küsimuse sisu oli vist see, et kas te ise mõtlete üritusi välja, mida korraldada või teete neid kellegi tellimusel? Me ise mõtleme välja ja korraldame neid siis. Aga küsiks, et mis see Parim Maius siis oli? See oli üks kausike, kus oli kreemid ja erinevad suuvisted seal peal. Kas saite sellest ka ideed oma kondiitritoodete valmistamiseks? Jaa. Läks hästi. Tänava meeskonnas oli Bananagananas or Bananas. Palume valmistuma siia Eat Well meeskonna koos mentoriga Tõnis Kusmin ja lavalaudadele Arka. Kolm, 2, 1, läks! Tere! Mina olen Ardo, olen pärit Järvamaalt. Minu ideeks on luua uuelaadne kaasaegne sotsiaalmeedia võrgustik, sest nagu me teame, Facebook on juba 10 aastat vana ja arengut väga palju ei ole. Mis teeb meil eriliseks on multifunktsionaalsus. Me toome esile Messengeri, soovime teha
oma videoplayeri ja isegi näiteks videotöötlusprotsessi või see pilditöötlusprotsessi. Ja esimene rõhk olekski meil siis Messenger, mis siis oleks stand-alone, ehk et sa tõmbad oma arvutisse, aga ta siiski on integreeritud meie kodulehele. Ja seal on, soovime teha seda võimalikult internetisõbralikuks, ehk et ta ei oleks väga nõudlik ja samas on ikka võimalik teha ka videokõnesid ja kõike, isegi näiteks mitme inimese konverentsi videokõnesid. Teine idee on meil A-Beat, mis on siis muusikaplejer, mis peale laulu kuulamist ei soovita mitte ainult teisi sarnaseid laule, vaid ka näiteks selle esitaja albumeid ja ka seda, kus albumist see laul pärineb. Kolmandaks ideeks, mis meil on praegu, on siis pilditöötlusprotsess, mis on pärast pildi laadimist, on sul võimalik seda veel töödelda, mis ei ole muidugi mingi ulmeline protsess, vaid lihtsalt selline lihtne. Ja mida Entrumilt kaasa on võtnud, on palju kogemusi ja kuidas siis asutada oma ettevõtet ja see on kõik. Aitäh! Räägi natukene oma meeskonnast, kes selle asja kõik valmis teevad. Kõlab nagu oleks vaja 100 inimest, et need unistused täis valmis tahab teha. Mina olen tiimis siis rohkem see, kes esindab ja minu tiimikaaslane Sven on see, kes on teinud enamus tehnilised pooled. Ja meil on ka väga hea mentor, kes on meile väga palju nõu andnud ja see on hetkel kõik. Et oma protsesside edendamiseks on meil vaja leida programmeerijaid. Et miks te alustate just Messengerist nii konkurentsitihedast valdkonnast? Sellepärast, et suhtlemine on väga oluline. Aga mille poolest te siis nagu parema teete, kui need, mis olemas on? No esimene prioriteet ongi see, et meil on see, võtaks võimalikult vähe internetti ja samas on võimalik teha ka just seda mitme inimeselist konverentsi videokõnet. Okay. Arka, täname! Palume valmistuma Dance Cloud ja lavale E12. Kolm, 2, 1, läks! Tere, mina olen Elinor. Tere, mina olen Veronika. Tere, mina olen Elina. Me oleme märganud, et inimesed toituvad väga ebatervislikult. Me oleme siis E12. Oleme Läänemaalt Loov-Eesti valdkonnast ja käime Haapsalu põhikoolis 8. klassis. Me pakume videoretsepte, mis on tervislikud, vitamiinirohked ja vähese kalorisisaldusega. Meie teenus erineb selle poolest, et meil on iga video juures toiteväärtuste tabel ja toiduainete maksumus. Meie videod on väga vabas vormis. Teenust pakume inimestele, kellele meeldib süüa teha ja kellele meeldib tervislik eluviis. Praeguseks hetkeks oleme jõudnud valmis kõige raskema osaga. Oleme ostnud endale domeeni itvel.ee ja teinud oma veebilehel algse kujunduse. Lisaks oleme teinud Facebooki fännilehe, millele on kogunenud üle 100 meeldimise. Oleme filminud 3 videot, millest üks on üles laetud ka meie kodulehele. Edaspidi kavatseme oma veebilehte edasi arendada ning luua premium-konto loomise võimaluse, mis maksaks umbes 3 eurot kuus ja millega kaasneks ligipääs rohkematele videodele. Entrumist võtame kaasa reaalsed kogemused, kuidas oma ideid ellu viia. Oleme parandanud oma meeskonnatööd ja oleme palju kohusetundlikumad. Look good and feel the energy. Minne poolest peaks keegi üldse tulema retseptide ja kodulehele vaatama, kui on väga palju infot internetis? Esiteks, meil on juba videoretseptid, mida on nagu palju kergem mõista. Ja ma arvan, et nagu ikka on huvitav vaadata, kuidas noored näiteks teevad mingid selliseid sööke. Vaadates teie nime ja te õikasite ka just midagi inglise keeles, et kas videod on ka inglise keeles või? Ei, videod on eesti keeles, aga me lõpuks teeme niimoodi, et on ka olemas venekeelsed, ingliskeelsed videod.
Ma saan aru, et teil on mõni konkreetne video juba salvestatud. Mida te tegite seal, mis sööki? Me et meil on juba siis 3 videot tehtud ja oleme teinud selliseid lihtsamaid sööke nagu täistel makaronid kanaga on üks ja teine on püreesupp. Läks praegu aeg kahjuks, või saad sa kiire küsimus, on see kiire küsimus? Kellele te teete neid videosid? Ma olen näinud neid. Kes on sihtgrupp? Inimesed, kellele meeldib süüa teha. Tehke noortele poistele, sama vanadele kui teie. See oli Eat Well, aitäh! Palume valmistuma sellise meeskonna, kelle nimi on Eurotrip. Vaatame, mis tripiga siis tegu on, koos mentoriga Roomet välja taga. Ja kui oli nüüd toiduretsepti ees tegu, siis meie järgmine meeskond räägib meile mõned tantsuretseptid. Palume lavale Dance Cloud. 3, 2, 1, läks! Tere, mina olen Kaie ja tema on Eeva. Oleme siis Harjumaa noored ja teeme loov Eesti valdkonnas sellist startupi nagu Dance Cloud. Kõigepealt tahaksin küsida, kui paljud teist tantsivad peegli ees? Olete üksi kodus ja selline hea muusika käib ja lihtsalt tekib tunne, et tahaks tantsida. Tõstke kohe julgelt käed. No ikka väga paljud neid. Ja me leidsimegi probleemi, et paljudel noortel pole julgust avalikult esineda oma loominguga ja teeksid seda parema meelega kodus 4 seina vahel. Dance Cloudi lehel saavad tantsuhuvilised esiteks oma tantse teistega jagada ja saada selle kohta tagasisidet ja teiseks vaadata teiste tantse ja saada seeläbi motivatsiooni ja julgust ka oma kava avaldada. Samuti on meie lehel võimalus tantsuklubidel ennast reklaamida ning seeläbi saame viia kodus tantsijad tantsusaalidesse. Praeguseks on meil valmis veebileht dancecloud.eu, mida pidevalt arendame ning kuhu esimesed julged on oma videod juba lisanud. Selle levitamiseks oleme teinud ka Facebooki lehe. Edasine plaan on veebilehte arendada ning pisivigu likvideerida. Samuti tahame seda reklaamida ning rohkematele inimestele tutvustada. Veel tahame julgustada tantsijaid oma loomingut meie lehele lisama. Sobiv meeskond ning abilised selleks on olemas. Entrumil oleme õppinud püstitama eesmärke ja neid ellu viima. Oleme uhked oma saavutuste üle. Oleme õppinud rohkem IT ja majanduse kohta ja saanud teada, kui raske see tegelikult on. Teame ka nüüd, et pole olemas probleemi, millele ei leiaks lahendust. Kokkuvõttes võtame Entrumilt kaasa hea ning huvitava kogemuse. Me tahame tänada kõiki, kes meid toetasid. Eriti meie mentorid Kairi Niinepuu Marki ja meie veebilehe arendajat Aleksandr Smirnovi. Tänud kuulajatele ja edu kõigile teistele. Kas teiste kasutajate tagasiside on teil anonüümne või oma päris nimelt avaldatav? Kasutajatega. Jah, lihtsalt, et kui inimesed niigi pelgavad nagu oma tantsuoskust näidata, et siis saada anonüümseid kommentaare võib olla suhteliselt libe jää. Et selle peale ilmselt tasuks edaspidi mõelda. Aitäh. Ma nõustun ka eelmise kommentaatoriga, et on võimalik, et need negatiivsed kommentaarid võivad ära rikkuda inimeste julguse, aga mu küsimus oleks selles, et kas teil on ka mingi keelesuunitlus, et kas see on praegu eesti keeles või on seda ka inglise keeles näiteks võimalik kommenteerida? See on käinud inglise keeles praegu. Kuhu need videod tegelikult üles laetakse? Neid lihtsalt kuvatakse teie saidil, ma saan aru, et on kuskil YouTube'is, jah? Need on näiteks YouTube'is või Vimeos kuskil ja siis meie saidil nad panevad lingi ja siis see ilmub sinna. Aga kuidas käib see koreograafia tellimise teenus? Keegi siis esitab meile, selle visiooni, mida ta tahab ja siis me aitame korraldada konkurssi. Sellega on meie aeg lõppenud, see oli Dance Cloud. Ma haaran teilt puldi ka, tüdrukud. Nii.
Dance Cloud oli see. Meil järgmisena palume valmistuma Evo Klaas koos mentoriga Merle Piiskop ja lavalaudadele Eurotrip. Palun. Kolm, 2, 1, läks! Tere! Tõstke palun nüüd kõik käed, kes soovivad minna unistuste reisile. Meie soovime ka ja sellepärast me tegimegi sellise startupi nimega Eurotrip. Eurotrip on siis startup, mis tegeleb reiside korraldamisega. Mina olen Tanel Maasalu ja minu kõrval seisab Martin Nõulik. Me tuleme Järvamaalt. Meie probleemiks on siis õppetöö üksluisus ning selle probleemi lahendamiseks käisime välja idee, mis pakuks noortele reisi. Probleemile lahendust otsides leidsime, et kõigile me siiski seda ära lahendada ei suuda. Sellepärast võtsime sihtgrupi 10–12 klass. See on meile kasulik, sellepärast et me käime ka ise gümnaasiumis ning oskame neile teha kõige parema reisi. Tänu sellele ei vaja me ka vahendajaid turustamisel. Praegu oleme jõudnud sinnamaani välja, kus meil on reis kokku pandud ning reisikorraldusfirmadega räägitud. Oleme koostanud ka erinevaid turu-uuringuid ning küsitlusi, mille tulemusena saime teada, kuhu soovitakse reisida. Entrum andis meile väga palju uusi kogemusi. Esiteks tekkis meil ettekujutus tõelisest ettevõtlusest. See avas meid, andis meile väga palju uusi tutvusi ning mis kõige parem. See andis meile esinemisjulgust. Ennem Entrumit ei näinud ma isegi hirmsaimas unenäos, et seisan kõigi teie ees siin tähtsa näoga, vaatan kõigile otsa ja esitan oma ettekannet. Nüüd aga võin öelda Keskerakonna tunnuslause. Tehtud. Aitäh kuulamast! Nii, kas oskate välja tuua, mis on noorte poolt kõige eelistatumad sihtkohad ja mis oleks 3 asja, mis teeksid reisi noore inimese jaoks ahvatlevaks? Tegime selle jaoks turu-uuringu ja selgus, et soovitakse minna Peterburgi. Ja kindlasti väga huvitavad ekskursioonid teeksid seda väga huvitavaks. Ja meie üks tähtsamaid asju oli ka see, et giid oleks väga noor, et ta oskaks suhelda noortega ja reis peaks toimuma kindlasti koolivälisel ajal, et noored neid ei segaks see õppetöö. Minu ettekujutus gümnaasiumis ideaalsest reisist erines oluliselt sellest, mida minu vanemad arvasid, et võiks olla ideaalne reis. Et kas te olete pidanud ka sellega tegelema, et garanteerite vanematele, et reisil näiteks alaealised ei tarbi alkoholi ja muud sellised teemad? Jah, et meil on selle jaoks eraldi vastutajad olemas, kes annavad lubaduse ja et ei tarvitata alkohoolseid jooke. Aitäh, meeskonna Eurotrip! See tsurin seal lõpus läheb nii hästi ikka. Ei tarvitada alkohoolseid jooke. Kus pissi tehakse? Vale detektor. Nii, Ivo Klaas on meil valmis, T&T Music, olge head, tulge palun lava kõrvale ja võtke mentor Ardon Kaerma kaasa lavale. Ivo Klaas, palun! Kolm, 2, 1, läks! Tere! Kas te olete käinud mööda prillipoode ja otsinud omale sobivaid prille? Ja nördimusega tõdenud, et ühedki draamid ei sobi teile. Kas need on liiga suured või on liiga kallid või on värv vale? Nagu näha, siis me oleme. Mina olen Johannes Tiitus. Mina olen Raiko Lepik. Meie oleme ülilahedast startupist nimega Evo Klaas ning meie ideeks on toota prille. Aga mitte tavalisi prille, vaid maailma kõige lahedamaid prille. Aga millised prillid on siis maailma kõige lahedamad prillid? Maailma kõige lahedamad prillid on need, mis näevad head välja ja millega sa tunned ennast mugavalt. Ehk meie klient saab valida, mis kujuga, värviga, logoga prille ta soovib ja me prindime need vaid mõne hetkega välja. Praeguseks hetkeks on meil valmis Entrumi ajaloos ainulaadsed Entrumi prillid ja ka Eesti esimesed 3D prinditud päikeseprillid, millel on sees optiline klaas. Meil on valmis ka
oma Facebooki leht, blogi ja sealhulgas ka koduleht. Tulevikus plaanime palgata omale 3D disaineri ja osta omale isikliku 3D printeri. Entrumit oleme õppinud meeskonnatöö hindama, me oleme saanud palju uusi ideid ja inesekindlust ning oleme saanud palju uusi sõpru. Ja väga palju esinemisjulgust. Siin hulgas tahaksime tänada kõiki, kes meid toetasid ja oma mentorit Merle Piiskopi, ilma kelleta me ei oleks siia jõudnud. Aitäh kuulamast ja palun külastage meie väljapanekut. Kohe küsin, et mille poolest on teie prillid paremad kui näiteks need, mis tavalisest prillipoest võiks saada? No näiteks siia saad kirjutada oma nime peale, kui tahad, saad värvi valida, saad suurust valida. Ja logod. Kui palju need 3D prinditud prillid teile endale maksma lähevad, oma hind? No praegult me muidugi tellisime need 3D trükikoja käest. No see maksis ka midagi ilmselt. Palju see maksab? Need vist olid 6 eurot, aga muidu oma printeriga läheks see materjal mingi alla euro. Veel küsin. Aitäh, mul on küsimus, et need klaasid, neid te ju ei prindi ise, et kas need on kindlas suuruses ja kust te neid üldse saate? Klaase me tellime eraldi, sealt kohtast, kus tehakse klaas. Need klaasid aidati meil panna Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis, seal õpetatakse, kuidas... See oli Ivo Klaas. Valmistuma kutsume tantsustuudio puuetega lastele ja lavale palume T&T Music. Aitab sulle ühest küll. Nende poole. 3, 2, 1, läks! Tere, meie oleme T&T Musicust, mina olen Tanel. Mina tegelesin Facebooki lehe loomisega, praktiliste töödega ja eskiiside valmistamisega. Tere ka minu poolt siis. Mina olen Toni ja mina tegelesin rohkem turunduse ja praktiliste töödega ehk kõlarikastide valmistamisega. Probleemiks oli see, et ei leidnud just kuskilt selliseid kõlarikaste, nagu oleks tuppa vaja olnud ei värvi ega ka suuruse poolest. Lahenduse selle leidsimegi meie ja hakkasime ise valmistama kõlarikaste vastavalt klientide soovidele. Eesmärgiks on tulla inimestele vastu ja teha neile helisüsteem just selliseks, nagu nad ise soovivad. Tänaseks oleme valmistanud Facebooki lehe, mille kaudu oleme saanud kliente ja tagasisidet oma ideede ja tegevuste kohta. Kuidas sattusime Entrumile? Entrumist olime mõlemalt kuulnud, kuna käidi koolides tutvustamas, kuid sel hetkel ei pööranud sellele mingit tähelepanu. Alles hiljem ühel õhtul, kui tuli jutuks, et võiks oma idee suuremalt käima lükata, hakkasime uurima, mis võimalus meil on ja jõudsimegi jälle ringiga Entrumi juurde tagasi. Saatsime oma idee ära ja nüüd olemegi siin sel laval teie ees oma ideega. Mida oleme praeguseks saavutanud, võib olla nii mõnegi inimese peas küsimusena. Me oleme saavutanud selle, et tänu Facebooki lehele oleme saanud väga palju kliente. Ja siis on meile palju juurde andnud igasuguseid tagasisidemeid ja kõike muud. Väga tänulik oleme oma mentor Ardonile, kes on palju aidanud kaasa, et juhtida meid õigele teele. Vaatamata sellele, et on puutunud mitmetelt sessioonidelt, tunneb ta alati huvi, kuidas meil on läinud ja on kogu aeg kursis meie tegevustega. Mida oleme saanud tänu Entrumile? Entrum on andnud meile väga palju julgust võtta igal poolt sõna, kus on vaja ja oma unistuse ellu viia ning oskuse raskematele hetkedele positiivselt mõelda. Ja kaasa oleme võtnud täna paar toodet meie väljapanekutest. Üks on seal tagasi, on siin, üks on veel. Aitäh kuulamast ja külastage meie Facebook lehte. Täname. Aitäh. Millised need klientide erisoovid siis on, et nad poest ei leia õiget kasti? Poodides on alati nii, et kas on mingi eri värvi või ainult üks värv, kas must või pruun. Aga meie teeme just sellised, nagu tahab klient, näiteks nagu siin on, et tahtis rasta värvidest ja tegime. Nii, siis te ainult värvite. Kasti tegemine on keeruline, sest see sõltub ju heli kvaliteet, sõltub sellest, mis see kast on. Ja kõik lähebki täpselt nende, kui mõtleme vattide järgi, kõik arvutame välja, kui suur peab kast olema ja edasi. Nii et kui klient ütleb, et ta tahab püramiidikujulist või kerakujulist, siis me teeme selle. Okay. Kuhu te paneksite oma toote just nimelt kvaliteediskaalal?
kvaliteediskaalal? 10 palli süsteemis 9. Kindlasti alati saab paremini, et kõik ei ole täiuslik. Viimased 9 sekundit, kiire küsimus, palun. Mitu tellimust on olnud? Hetkeseisuga on olnud 7 ja 2 tükki on veel ootamas, mis vajavad tegemist. Kus te selle sisu saate? Mis te elemendid ja asjad, mis te sinna sisse kõik saate? audiopoodidest, noortehnikud ja siuksed. Kõik, mis on. See on siis T&T Music. Aitäh teile. Aitäh teile. Palume valmistuma meeskonna nimega Kael Sarvik ja lavalaudadele tantsustuudio puuetega lastele. 3, 2, 1, läks! Так, здравствуйте. Тема нашей идеи – это танцевальная студия для детей с ограниченными и неограниченными возможностями. И целью нашего стартапа является преподавание танцам детям с разными возможностями. Это наш логотип. И в чем же состоит наша уникальность? А наша уникальность состоит в том, что хотим объединить группу детей с разными возможностями, а главное, подобного рода танцевальной студии в Таллине нет. И кто тогда являются нашими клиентами? А наши клиенты – это родители, которые готовы и хотят отдать своих детей танцевать, чтобы они развивались и могли общаться между собой. В свою очередь, клиент платит за обучение танцам их детей, а также за работу тренеров и за помещение. А теперь, чего же мы уже добились и что мы планируем сделать? На сегодняшний день мы нашли помещение тренеров для проведения занятий, а также на первых занятиях будут присутствовать психологи, пока дети к нам не привыкнут. И составили план, по которому будем проводить занятия. Для реализации идеи мы создали свой сайт и опубликовали его в интернете. В социальных сетях, таких как Facebook и ВКонтакте, разослали рекламу и о своей танцевальной студии друзьям и знакомым. В дальнейшем мы хотели бы уже более конкретно общаться и находить клиентов, создавать и набирать группы, рассчитывать время на тренировки, подходящие как клиенту, так и тренерам, а также провести первые занятия. Безусловно, такого результата нам помогла добиться программа Entrum. Первое, что хочется отметить, так это отсутствие опыта участия в таких проектах. И было очень интересно посещать лекции и узнавать о предпринимательстве. Взяв такую тему, мы углубились в нее и открыли для себя много нового, и нашли новых друзей. Этот проект также является хорошей практикой языка, и в следующий раз мы уже не будем пребывать в растерянности и сразу приступим к делу. И обязательно выделим побольше свободного времени. Спасибо. Nii, minut aega läks nüüd. Ja. Mis on teie sihtrühma vanus, millistest puuetest me räägime ja kui suured on rühmad? Группы небольшие и возраст детей от 6 до 12 лет. То есть тоже группы будут разные, допустим, от 6 до 8 лет, от 8 до 10, от 10 до 12. Nii, veel küsimusi? О каких ограниченных возможностях мы говорим? Вообще мы смотрели информацию, есть дети с разными ограниченными возможностями, и мы берем как бы, у которых какая-то степень дауна, да, то есть она не очень высокая. Nii, 7 sekundit. Ja veel ühe küsimuse. Me enam ei jõua. Aitäh, tüdrukud! Täname meeskonda tantsustuudio puuetega lastele ja palume lavalaudadele meeskonna nimega Kael Sarvik. Kolm, 2, 1, läks! Tere, me oleme Kael Sarvik. Ja millega te tegelete? Lastel vaba aega veeta. Arendab neis loovust ja pakub alternatiivi arvutile ja telerile. Samuti võimaldab lastevanematel pakkuda lapsele arendavat tegevust, vaba aja veetmise võimalust ning tähtpäevade sisustamist. Ootad, mis teie nimi oligi? Kael Sarvik. Ja mida te juba teinud olete? Oleme käinud mõningatel sünnipäevadel ja laatadel ennast tutvustamas.
ja samuti oleme ennast reklaaminud Keila valla lehes. Okei, ja kuidas teie see idee, milles see seisneb? Meil on loodud paketid, mis on mõelnud eelkooliealistele ja esimese klassi lastele ning seda saab siis osta lapsevanemad oma lapse sünnipäevale või laadakorraldajad laada mängutuppa. Ning oma loodud pakettides räägime siis vastava ala vajalikkusest ning tähtsusest ning õpetame neile, kuidas saab pealt näha igavaid asju teha väga lõbusalt. Ja mis teist edasi saab? Me arvatavasti, meie tiimi liikmed vahetuvad, võtame vastu uued tööpakkumised ja loome oma MTÜ või OÜ. Aga kas te ise ka sellest midagi õppinud olete? Me oleme õppinud, kuidas teha firmat, kuidas see käima lükata ning oleme saanud palju esinemiskogemust ning meeskonnatöö on arenenud. Te tundute väga toredad, palju edu teile! Aitäh! Ning aitäh Entrumile! Aga rääkige, milline oleks üks väga hea ja tore eelkooliealistel laste sünnipäevapakett? Näiteks üks pakett, mis minule endale väga meeldib, sest ma tegelen kokatusega, siis on näiteks me teeme siili või siis näiteks lossi erinevatest köögiviljadest ja selle käigus me siis räägime mitmekesise toidu vajalikkusest. Tooge veel näiteid. Teaduspakett võiks olla väga lahe väikestele lastele. Ja samuti käsitööpakett, mis väikestele lastele meeldib tegeleda mingite pisikeste asjadega ja seal saab siis seda teha. Viimane küsimus. Väga tore, mis on teie teenuse hind ja kus te seda pakute? See jääb 20 ja 30 euro ringi ja see oleneb siis sellest, palju inimesi, tähendab palju lapsi me siis juhendame ning muidugi paketist. Täname meeskonda, Kael Sarvik! Arvan selle. Ole hea, palun hüppa püsti. Palun hüppa püsti. Tõmbame endale supervaimu uuesti sisse. Nii, vaata, et sa naabri silma peast välja ei löö niimoodi, kui tal liiga lähedal oled. Ja kõigepealt käpad ülesse. Alla. Puusa. Rind ette. It's pause time. Me kohtume uuesti 20 minuti pärast siin. Hea, kui saame juba 15 minuti pärast hakata saali kogunema. Kell 4:10 läheb järgmine viimane moodul käima. Seni käige ringi, vaadake prototüüpe, mis on seal väljas. Suhelge omavahel, nautige head meeleolu ja näeme juba 15 minuti pärast siin samas saalis.